Armas lapsevanem, tere tulemast uude reaalsusesse. Käimas on kaugõppe nädala teine päev. Kindlasti on see meile lapsevanematele olnud keeruline, väljakutseid pakkuv, võib-olla ka muret tekitav ja natukene närve sööv. Mina kui lapsevanem ja sihtasutuse Innove töötaja soovitan teil säilitada rahu. See tähendab seda, et ärgem liialt muretsegem. Tegemist on ju vaid ajutise olukorraga. Keegi meist ei ole kangelane. Andke julgelt teada koolile, kui asjad on läinud üle jõu käivaks, kui antud õppekorraldus ei toimi millegi pärast. Teadke, et stressis ja murelik vanem teeb murelikuks ka lapse. Palun hoidke ühiselt lapsega nii päeva kui unerežiimi. Ärgake hommikul õigeaegselt, järgige kooli poolt antud juhiseid, tehes kindlasti pause õppetöösse nii vabategevuste, söömise kui ka jalutuskäikude näol. Teadke, armas lapsevanem, et teie keskkond ei ole ainuvalik. Juhul, kui esinevad tõrked nutiseadmete kasutamisel, palun tulge tagasi juurte juurde. Mitte kuhugi ei ole kadunud paberkandjal õpikud ja töövihikud ning paber ja pliiats. Palun piirake oma laste ekraani aega. Vaadake üle lapse e-koormus ning teavitage koheselt kooli, kui teie laps on kulutanud ekraanide teel õppimisele juba üle 4-5 tunni järjest. Teadke, et kaugõpe ei ole e-õpe. Juhul, kui teie laps vajas igapäevaselt koolis toimetulekuks tõhustatud või erituge, siis pöörduge julgesti kooli esimese tasandi spetsialistide või maakondlike Rajaleidja keskuste poole, saamaks abi lapse toetamiseks koduõppeperioodil. Kui teie lapsel on juba varasemalt tuvastatud nutisõltuvus, siis kindlasti andke teada sellest koolile. Koostöös õpetajatega saate kindlasti kokku leppida alternatiivsed võimalused õppetöös osalemiseks. Kindlasti teavitage kooli ka siis, kui teie laps on jäänud reaalselt haigeks. Ärgem piinakem lapsi sellega, et nõuame õppimist ka siis, kui pea valutab või on kõrge palavik. Sõlmige selged ja usaldusel põhinevad kokkulepped lapsega nii õppetöös osalemise kui ka vabade tegevuste osas. Näiteks grupiviisiliste kogunemiste taunimine kaubanduskeskustes, sõprade küllakutsumine, netiohutusreeglid ja muu sarnane. Kuid mis peamine? Korrake kindlasti üle üldised ohutusnõuded, nii tuleohutusreeglid kui ka isiklik turvalisus. Usaldage, kuid kontrollige oma last. Näidake üles vanemlikku osalust ka siis, kui laps väidab, et kodused tööd on tehtud ning kõik on kontrolli all. Praegu on teie kord olla lapse õppimise põhiline toetaja. Teadke, et mõnikord on keerulised olukorrad just need, mis annavad tunnistust pere ühtekuuluvusest ja tugevusest. Usaldus, armastus ja teineteise mõistmine on just need, mis avavad kõik uksed. Hoidkem kokku, armastagem oma lapsi, usaldagem õpetajat.